Siis räägikski siit poole pealt ja lugupeetud härra minister, Riigikogu liikmed, külalised, minul on siis täna olla au noorte hääle kandjaks. Nagu siin juba eelnevad kõnelejad on kokku võtnud, et probleem on suur, sügav ja tõsine ja noorteühendused näevad siin väga selgelt rolli endal, kuidas panustada sellesse, et seda probleemi lahendada. Ja meie üheks esimeseks nägemuseks sellest, kuidas edasi liikuda, on 4-aastase riikliku tegevuskava koostamine kõigi osapoolte koostöös. See riiklik tegevuskava peaks puudutama nii neid noori, kes täna on väljunud tööhõive ringist, kui ka neid, kes tegelikult alles hakkavad sinna sisenema. Ehk siis ta peaks olema kõikehõlmav. Soodustades nii seda, et noored saaksid tööle, kui ka aidades ka sellele, et need, kes ei ole siiamaani saanud, lõpuks leiaks selle tööga. Selleks, milline selle tegevuskava sisu võiks olla, on noortel ka oma nägemus või ettepanekud mõnede punktide osas, mis seal kindlasti peaks olema. Ja mida ma ka täna teile tutvustaksin ja mille kohta ootaks kindlasti elavat diskussiooni. Esimese väga konkreetse ettepanekuna oleks sotsiaalmaksu soodustuse rakendamine tööandjatele, kes palkavad noori. Siin on üks hüpoteetiline arvutus Statistikaameti avalike andmete põhjal, kui palju võiks olla see kulu. See kulu, mis on kõige viimasel real, mida te näete, on puhtalt hüpoteetiline, kuna esiteks kindlasti kõik noored, ehk siis täna hetkel räägime meie vanusvahemikus 15–24 ei hakka kunagi tööle. Ja teiseks, kuna siin arvutused on tehtud keskmise palga puhul, siis kindlasti suurem osa noori töötab alla keskmise palga saavatel töökohtadel. Miks on see ääretult oluline? Paraku, nagu ka härra haridusminister välja tõi, noortel, kellel puudub kogemus ja varasem oskus näidata mingit tööd, siis olles täna tööandja rollis ja palgates noori, ma näen seda, et kui mul on valida 2 inimese vahel, ühel on töökogemust ja teisel ei ole, siis loomulikult tõstetakse see, kellel ei ole kõrvale. Samas, olles täna tööandja lugedes vaatamata majanduse paranemisele ikkagi iga krooni, võiks olla just see, et mul on võimalik saada sealt väikest majanduslikku kasu selleks motivaatoriks, miks võtta ka esimest korda tööle see noor, kellel ei ole kogemust ja võtta endale see risk. Järgmiseks konkreetseks ettepanekuks oleks eraldada noortele suunatud tööturuteenuste osutamine. Noored on väga selge riskirühm, kellel on omaette spetsiifiline lähenemine asjale. Kindlasti ühe sammuna võiks kaaluda noortele sobilike tööpakkumiste esiletoomise töötukassa tööpakkumiste seast. Noortega peaksid tegelema vastava väljaõppe saanud eraldi spetsialistid, kuna noortega kontakti saamine ja leidmine on kohati keerulisem kui juba inimesega, kes on käinud tööl ja täiskasvanud. Kindlasti tasuks kaaluda tänavatöö analoogselt mobiilsele noorsootööle kasutamise võimalikkust uurimist ja kaalumist. Kuna paraku on päris suur osa noori, kes täna ei ole töötavate seas ega õppivate seas sellises situatsioonis, kus nad ise ei satu töötukassasse ja neid tuleks üles otsida. Ja mis kindlasti on ääretult oluline arvestades noorte käitumis ja eluharjumusi on internetipõhiste lahenduste arendamine, sest väga suur osa noori veedab oma suure osa oma ajast internetis ja see on üks koht, kus saab neile kindlasti oluliselt efektiivsemalt ligi kui töötukassa kaudu. Järgmine väga konkreetne ettepanek oleks noorte ettevõtluse soodustamine. Siin üheks ettepanekuks on siis alustavate ettevõtete loomise toetamise programmi algatamine, mille sihtgrupiks oleks just need noored inimesed, kes alustavad oma esimese ettevõttega. Positiivse näitena saab siin tuua sellest, et 2011. aastast on õppekavades sees ettevõtlusõpe, mis kindlasti aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Ja kindlasti mängib siin rolli rahaliste soodustuste kaalumine. Täna noor, kes alustab ettevõtlusega,
tal on iga kroon kallis, alates riigilõivust lõpetades täna veel kehtiva 40 000 kroonise osakapitali nõudega. Ehk siis täna see oleks kindlasti üks koht, kus oleks võimalik toetada noori, skeemid on kindlasti veel läbirääkimiste küsimus. Neljas väga oluline punkt meie nähes on noorsootöö rolli laiem teadvustamine noorte tööhõives. Noorsootöö strateegia, mis hetkel kehtib, sätestab ja toob esile töökasvatus kui noorsootöö ühte valdkonda, mille eesmärgiks on mitmekesiste meetodite abil valmistada noori ette tööturul hakkama saamisega. Noorsootöötajatel on harukordne võimalus pakkuda noortele seda tuge, mida võib-olla formaalharidussüsteem ei paku, seda individuaalset lähenemist, seda partnerlussuhet. Noorsootöötaja on see, kes tihti suunab noori osalema projektides, alustama oma esimest õpilasfirmat, osalema mõnes noorteühingus ja just sealt läbi saab see noor selle esimese osaluskogemuse, meeskonnatöö kogemuse, järgmise sammuna ka vastutuse võtmise kogemuse ja juhtimiskogemuse, mis on eelduseks selleks, et ta suudaks edukalt siseneda tööturule. Läbi noorsootöö ja noorte vahelise võrgustike loomise ja soodustamise pakume me täna nii olulist ühiskonna sotsiaalset kapitali, mis on ka üks väga suur kriteerium selleks, et kas ja kuidas noor tööle saab. Väga suur roll on selle noorteorganisatsioonidel ja nende laial kõlapinnal. Noorteorganisatsioon on tihti see koht, kust noor saab oma esimese juhtimisvastutus- ja meeskonnatöö kogemuse. Muudest ettepanekutest veel. Kindlasti on ääretult oluline karjääriteenuste kättesaadavuse parandamine ja seda alates juba tegelikult põhikoolist. Karjääriteenused on just need vahendid, mis läbi me tegelikult täna saame tegeleda nende põhiprobleemidega. Ehk siis, kui noor siseneb täna tööturul, siis tal kas puudub kogemus, on ebasobivad oskused, tema ootused ja lootused ei lähe kokku. Karjääriteenused on just need, mis loovad eeldused selleks, et noor sisenedes tööturule on ettevalmistatud, ootused on realistlikud, tal on vajalik taustsüsteem olemas. Kindlasti on oluline vabatahtliku tegutsemise soodustamine. Ühe näitena näiteks aastatoetuste jagamisel riigi poolt võiks kaaluda nõude lisamist, et noorteühendused peavad soodustama vabatahtlikku tegevust. Kindlasti riigiasutustel on oma roll, pakkudes praktikavõimalusi ja vabatahtliku tegevuse võimalusi. Ja lõpetuseks võib-olla noorteühenduste rollist, nii nagu meie seda täna näeme. Soovime olla vahendajateks erinevate noorte tööturu mõjutajate vahel. Vahendada see infot noortelt ja nooretele ja nagu me täna siin teeme, juhtida otsustajate tähelepanu probleemkohtadele, nii nagu meie seda näeme. Ja olles või lootes, et me oleme konstruktiivsed partnerid, soovime pakkuda ka omapoolseid lahendusi neile probleemidele. Aitäh teile! Suur tänu!